Nii. Miks see Copiloti teema hetkel oluline on? Näiteks kõiki käske termineid peast ei tea, siis Copiloti abil on see info väga kergesti ja kiiresti kättesaadav. Põhimõtteliselt võib öelda, et suurim probleem ei ole alati töö ise, vaid õigel hetkel info leidmine. Jah, tihti juhtub nii, et mingi funktsiooni või käsu leidmine takerdub ja iseenesest näiteks detail ei olegi keeruline, aga lihtsalt funktsiooni asja ei leia üles ja siis sellisel juhul Copilot saab teile appi tulla ja teie töö sujuvalt liikumas hoidma. Ja tähtis oleks nagu rõhutada, et Copilot ei asenda kasutajat, et on pigem toetav funktsioon. Hetkel on ta siis eraldiseisev add-on, nagu ma ennem näitasin. Hetkel on ta pidevas arengus. Lühidalt siis võib öelda, et Copilot otseselt ei automatiseeri teie tööd, nagu mõned teised AI-d, aga ta pigem aitab teid otsuste juures. Mis teda kõige rohkem eristab teistest AI lahendustest Mastercami ümber? Copiloti eelis on see, et kõik vastused teie küsimustele ta võtab kontrollitud andmestikest. Ehk kõik vastused põhinevad siis Mastercam University'l või Mastercam endal help. Et ma olen ise siin proovinud ka muude AI-de käest teinekord küsida Mastercamiga seotuvaid asju, siis tihtipeale jääb tunne, et ta midagi eeldab. Ja kui sa teda siis korrigeerid, et kuule, et sellist käsku ei ole olemas, siis et oi jah, tõesti. Aga hetkel Copilot küll tundub, et nii kui midagi küsid, siis ta ikkagi annab konkreetse tulemi ka. Ja Copilot sobib ma arvan kõigile, nii algajatele kui ka neile, kes on juba seda natuke rohkem kasutanud. Kasutaja pole varem Copilotit näinud, millest kõige lihtsam alustada oleks? Ja, et Copilotil on siis erinevad moodid või režiimid, millest ta töötab. Sinna all on need režiimid, on automatic, help, command mode. Kõige lihtsam oleks alustada help moodist. Näiteks ma hetkel näitan, on lihtne küsimus. Näiteks ma tahan teada, kuidas töötab Circle Mill töörada. Vabandust, on aktiivne, help moodi peale, küsin Circle Mill. Siis ta hakkab genereerima vastust ja otsima. Ma hetkel panen selle pausi peale, aja kokkuhoiu mõttes ma küsimuse lahti, ma ennem küsisin seda. Ühesõnaga, ta genereerib teile kogu selle aja, kuidas seda Circle Milli teha sellises poolavusvormis. Peale seda ta otsib üles ka vastavad lingid, kui need lingid ja artiklid, kus on antud teemast räägitud. Näiteks hetkel siin on lingid, mis on selle lingi lahti klõpsata. Ja siis ta viib teid siia Mastercam Help Centerisse. Ja siin on selle kohta artikkel. Ja just eriti äge funktsioon on see, et annab ka videote lingid ja isegi koos ajamarkidega, mis minutis sellest teemast rääkima hakatakse. Et hetkel, kui ma nüüd selle lahti klõpsan,
need videod on kõik siis Mastercam University alt. Ja siis tüüpabki video peale ja vastava ajamärgi peale. See on äge, jah. Aga mis ta päriselt väärtuslikuks teeb võrreldes näiteks tavalise help-süsteemiga? Näiteks, kui te ei tea õiget käsku või mingit nuppu, siis saate küsida vabas vormis omas loomulikus keeles. Näiteks mul oli, enne ma siin katsetasin, ma proovisin küsida sellise küsimuse. Ühesõnaga, lõpptulemus oleks see, et ma tahaks näha kas backploti või verified. Aga ma küsisin tema käest vabalt. I want to see how the tool moves in operation. Ja siis ta samamoodi genereeris mulle abi või selle teksti, kuidas seda teha. Alla andis ka lingid ja videod koos ajamärkidega. Selline hea kiire abi leidmine. Okay, aga millised küsimused demo alguses kõige paremini töötavad help-moodis? Ma arvan, et võite alustada new conversation. Näiteks how kui te ise hakkate proovima, siis mina arvan, et kõige parem on see, et teie jooksvate igapäevaste küsimustega. Ja nüüd siin annabki siis selle vastuse, kuidas see töötab. Nii. Siis ma näiteks selle help moodi all ka sellist asja, nagu on häälfunktsioon. Häälfunktsiooni saate seadistada siit oma profiili alt, settings. On selline asi nagu active listening, ehk siis kindla märksõna peale ta aktiveerub, saadab sõnumi ja siis genereerib talle automaatselt vastust. Et hetkel on mul pandud siia hei, vaikimisi, kui selle tõmbate, siis on hei Copilot. Ma vaatasin, see on kuidagi liiga veniv ja pikk, siis panin lihtsalt hei. Ja nii. Te saate kas sellest voice chati või siis häälkäskluse ise siit manuaalselt käivitada või siis panna enable active listening. See on siis see, mis me siin ennem näitasin, kuidas seda seadistada. Et kui ma nüüd selle aktiveerin, proovin, ütlen hei, how to draw a circle. Ilmselt minu inglise keele hääldus ei ole väga hea. Praegu hetkel ta seda välja ei lugenud. No vaatame, mis ta välja mõtleb. Ja vaatame, mis ta siit välja mõtleb. Ja. Kas siin on väärtus on pigem selles mugavuses või ka usaldusväärsetes vastustes? No, pigem on see usaldusväärsed vastused. Ja eks see häälfunktsioon on hetkel pidevas arenduses ka, et ma lihtsalt kujutan ette, päris palju pulli saab, kui sul on kontoris 3 inimest ja sul keegi kõrvalt midagi mainib, et siis üritab ta kõiki asja siin salvestada. Ja, eks see on pigem arenemises selline huvitav lisafunktsioon. No näed, sellest Trust sai aru küll.
kui hästi tahta. Näed, täitsa viskasigi. How to draw, pani sulgusse. Create a circle in Mastercam. Okei, täitsa okei. Et saab igases puu inglise keeles ka aru. Huvitav. Ja. Panen selle kinni, sest ma arvan, et siit väga huvitavat enam midagi ei tule. Ja, selle kinni. Aga mis juhtub siis, kasutaja ei tea näiteks üldse käsu nime, aga teab, mida ta teha tahab? Siis on üks huvitav funktsioon, on see command funktsioon. Kui help vastab siis teile tekstina, command siis vastabki teile käskudena või otsib vastava käsu üles. Näiteks hetkel ennem ma küsisin ta käest sellist asja. Ja, ütleme, et ma ei tea, mis käsk on backplot, mis käsk on verify, siis ma vabas keeles küsisin, I want to see how the tool moves in operation. Siis ta mulle andis täitsa mõistliku vasta siia. Nii. Ja alla andis ka siis nupud, ehk siis käsunupud. Et kui ma siit nüüd verify peale lähen, siis on ta täiesti olemas. Ta saab ka, jah, lihtsas keeles küsid ja oma loogikaga siis otsib selle õige käsu üles. Et on põhimõtteliselt sama nagu on command finder, aga command finder toimib ainult niimoodi, et te teate kindlalt seda käsu nime. Kadus neid ka ära või? Nii, meil tekkis kerge tehniline viperus, et kas keegi võiks mingit häält teha, kui te kuulete mind? Okei, keegi tõmbas meil rubilniku välja. Okei, korralik. Ja, kuhu me jäin? Command Finderiga, jah, peate kindlalt seda nime teadma, aga siin selle komandiga võite vabas vormis kirjutada, ta üritab oma loogikaga teile selle õige vastuse üles leida. Okay. Näiteks enne ma proovisin ka veel sellist asja, näiteks mul on siin 2 vektorit, ma tahan neid muuta, nende kraade, siis ma võin ta käest näiteks küsida I want change. Vaatame, mis ta genereerib. See töötab siis, eks ole, hääle ja selle tekstiga mõlemaga? Mõlemaga, jah. Et selle häälega ma võin samamoodi küsida. Aga jah. Nii, aga näed, täitsa andis vastused olemas. Ma panen, et see modify vektor on kõige parem. Ja siis on käsk üles leitud. Vabas vormitus küsitud, ilma teadmata, mis see käsu õige nimi on. Et mul küll kadus pilt ära, aga ma, Meelis, olen jätkuvalt
siin Tauno kõrval olemas. Ja kas see multichat salvestab su vestlusajaloo ka? Ja, kõik, mis eelnevalt olete läbi käinud, küsinud mingeid asju, siis terve see ajalugu jääb siia. Te võite siin neid ära kustutada, ümber nimetada. Näiteks siin on teil mingisugune teema, Circle Mill. Ma tean, et see on mul freesimisega seotud nimed. Ehk saate kategooriatesse jagada oma eelmised vestlused. Ja siis on see abi nagu kiiremini üles leitav, kui te teate, et hiljaaegu täitsa sai sarnast asja küsitud. Jah. Okei. Ja oskad sa veel öelda, et mis neil on tulemas või arendamisel? Arendamisel on neil selle command funktsiooni all selline asi, ise nad nimetavad seda skeletoniks, ehk te saate luua selle command käsuga, kirjutate lihtsas keeles, loo mulle uus machine-grupp, annate talle töörajad, mul on face, circle, dynamic mill, siis ta loob teile sellise mustandi ette. Põhimõtteliselt nagu struktuuri, et sa saad siis valid pärast pinnad ja parameetrid ja siis ongi programm valmis. Ja näiteks, kuna see vestlus jääb teil ka ajalukku, te võite, kui teil on näiteks seerias mingid sarnased detailid, järgmine kord, kui te sarnane detail tuleb sisse, võtate selle detaili lahti, võtate oma eelmise vestluse, te võite näiteks kas juba selle ümber nimetada mingi detaili seeriale, panete sealt start ja on teil juba ees programmi struktuur. Põhimõtteliselt tuleb suurim kasu siis sellest, et need korduvad sammud töö alguses lähevad lühemaks. Jah, lähevad lühemaks. See on huvitav funktsioon. Aga see on hetkel arendamisel. Paar nädalat tagasi ta veel töötas, aga hetkel on sellel funktsioonil hooldus. Täna lootsin, et ma saan seda ka näidata, et see on väga äge funktsioon. Samuti on selle sama alt saab hakata automaatselt muutma spindlikiirusi, ettenihkeid, operatsiooni kustutada, mis muidugi peab ära mainima, mis on tähtis, ütleme, selles suhtes on ta tehtud turvaliselt. Kui sa sellist käsku annad, et delete mingisugune operatsioon näiteks, kustuta mingisugune operatsioon, siis ta alati küsib kinnitust. Või näiteks, kui te tahate operatsioon 2 muuta ära spindlikiiruse 1000 pealt 2000 peale, siis ta ikkagi alati küsib kinnitust. Ta ei tee sul tagataustalt seda ära, nii et ise poleks sellest ka aru saanud. Turvakaalutustel. Kui publik peaks tegema pärast seda webinari ainult ühe sammu, mis see oleks? Ma arvan, et esimene samm, laadige Copilot alla, installeerige ja proovige ise esialgu lihtsamate küsimustega. Ja nii, kuidas teie töö jookseb, kuidas teie enda teemad on tööle panna. Lihtsam, kõige esimene asi on ikkagi help, kus mina olen sellist kohest ja otsest kasu sellest. See command funktsioon on ka hea ja kui võtta nüüd arvesse need tulevikuarendused, siis ma täitsa usun, et täitsa asjalik tööriist. See.
Ühesõnaga, jah, kokkuvõtvalt siis kiirem abi oma küsimustele. Aga kas publikul on äkki küsimusi tekkinud tänase webinari kohta? Vaikus. Olete te siin üldse? Ma arvan, on nimekirjas on. Aga jah, kui kellelgi rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh. Oli selline kiire kokkuvõte. Tõmmake koopallid alla ja ise proovima. Ja siis tulevad küsimused Tauno meilile. Ja täpselt. Midagi ei tööta, siis saame Masterga meid logida ja tehke ja arendage. Aga kui teil küsimusi ei ole, siis meie poolt vist on kõik. Siis on meie poolt kõik. Aitäh! Aitäh!